Kas teie arvates on hinnad toidupoes viimase aasta jooksul liiga palju tõusnud? Ikka on tõusnud. Ja mitte liiga kalliks, aga ikka kallimaks, jah. Ja minu mees ütles mulle, et toit on juba sama kallis kui Norras. Ma ei tea, kas see on tõsi. On olnud hinnatõusu paari aasta jooksul. Kas olete pidanud nagu valima ka juba toidupoes käies, et mida osta ja mida riiulisse jätta? Ja ikka valin. Ega ma väga ei vali, et harjumuspärased asjad ja siis lihtsalt imestad, et näe, täna selline hind, aga ostad ikka. Tegelikult pean tunnistama, et olen hakanud seda tegema küll. Pooltel kordadel ikka vaatan, mis värvis hinnas üldse on. Ainuüksi viimase aastaga on toiduainete hinnad tõusnud Eestis 4,2%. Paratamatult tähendab see ka seda, et paljud inimeste jaoks käib toidupoes ostlemine üle jõu. On selgelt näha, et kuidas 5% on langenud siis toiduainete tarbimine. See viitab ju selgelt sellele, et inimesed lihtsalt ostavad toitu vähem ja mis oli veel välja toodud, et otsitakse odavamaid kaupu. Ja see panebki muretsema. Keskerakonna fraktsiooni poolt jõudis täna Riigikogu suurde saali juba 5. korda eelnõu, mis teeks valitsusele ettepaneku langetada toidukaupade käibemaks seniselt 22%-lt 9%. Taaskord langes see aga menetlusest välja, sest eelnõu poolt oli vaid 15 saadikut. Esimest korda toetasid ettepanekut ka opositsiooni sattunud sotsiaaldemokraatide liikmed, kes on sammuti viimastel kuudel võtnud toidukaupade hinnad südameasjaks. Täna hääletas eelnõu poolt siiski vaid 4 sotside saadikut. Valitsus olles ju meie minister Piret Hartman eraldi tellis ka analüüsi just nimelt selleks, et välja tuua neid plusse, aga paraku koalitsioonipartnerid olid toona selle vastu ja suure tõenäosusega me näeme ka täna nende erinevate eelnõude hääletusel siin, et valitsuskoalitsioon ei toeta maksulangetusi, mis tegelikult aitaksid just nimelt madala või keskmise sissetulekuga inimesi. Praegune valitsus on käibemaksu alanduste teemal endiselt seisukohal, et see pole jätkusuutlik lahendus. Küsimuse peale, kuidas saab see siis toimida teistes Euroopa riikides, vastas rahandusminister Jürgen Ligi, et rumalaid otsuseid tehakse igal pool. Sisuliselt riik loobub 100 miljonitest, aga hind oluliselt sellest ei alane. Et igal juhul see on selline sõelaga vee kandmise meede, kus valija on tänulik, aga poliitiku südametunnistus on must. Kuigi täna olid kõik meie kaamera ette jäänud valijad nõus sellega, et hinnad toidupoes on kerkinud valusalt kõrgeks, siis käibemaksu alanduse osas lähevad üllataval kombel arvamused lahku. Võiks teha. Väga suuri erandeid võib-olla pole mõistlik teha, et see tekitab jälle kuskil muid mingeid kärinaid. Ma arvan küll, et see on õige mõte. Selle koha pealt on alati see küsimus, et kui seda alandatakse, siis kuidas me saame kindlad olla sellest, et see ka hindasid alla toob. Ka peaministri sõnul on käibemaksu alanduse peamine mure, et tarbija jaoks see poodides ei kajastu. See tuleb hetkeks hindadesse ja siis ta jälle kaob. Tavaliselt see raha jääb vahendajatele, poekettidele, kellelegi muule ja mitte, et meie süda ei oleks hell, aga poekettidele seda vaheraha anda samal ajal, kui meil on vaja kaitsekulutusi tõsta või midagi muud teha, siis on ikkagi päris veider mõte iseenesest. Me oleme saanud signaali ka kaupmeestelt, kes ütlesid, et sellist asja ei hakka toimuma ja kindlasti on olemas riigipoolsed mehhanismid, mis saavad panna paika ka kontrollmehhanismi. See on muidugi väga huvitav, et Reformierakond kahtlustab ettevõtjaid sellises kuritegevuses või kuritegelikkuses või pahatahtlikkuses, et kohe kui tulevad mingid maksuleevendused, siis selle asemel, et seda viia lõpphinda, et siis kaupmees paneb selle raha taskusse, et see läheb väga kokku selle tavapärase Reformierakonna jutuga, et nad pidid väga suured ettevõtjate sõbrad olema. Kuigi selline maksumuudatus on valitsuse liikmetele endiselt vastukarva, lubati tänasel pressikonverentsil, et Rahandusministeerium viib lähiajal läbi uue analüüsi, et hinnata toiduainete käibemaksu alanduse reaalset mõju.